Tere kõikidele kalade tähtkujus sündinutele. Kalad, vaatame, mida räägivad kaardid teile juulikuu energiate kohta. Vaatame seda, mis on siis nagu teie jaoks positiivne ja vaatame, millised energiat on negatiivsed, millest teil oleks nagu hea võib-olla loobuda või millest saate mööda minna, et mis teid nagu takistab, segab, mis ei lase teil edasi minna, edasi areneda, edasi liikuda. Ja samas siis vaatame just positiivset, see, mis teid aitab, milles teil on edu vedamine juulikuus. Kuu iseenesest on väga emotsionaalne. Väga palju näen ma siin teil, mis tuleb juba ilmselt juba mõnda aega käib teil elus see protsess. Aga nüüd me oleme jõudnud sellisesse uude haripunkti, kus see väljendub väga tugevalt. Iseenesest midagi nagu sellist suurt ja globaalset juulikuus ei toimu. Aga siin on näha mingisuguseid uusi alguseid, mis ilmselt hakkavad augustikuus väljenduma. Me hakkame vaatama kindlasti, mida august näitab järgmises ladumises. Aga mulle tundub, et pöörate oma elus selja mingisugusele vanale ja lähete uue poole, sest teil puhuvad juulikuus uued tuuled. Te olete päris pikalt, mul on selline tunne olnud mingisuguses emotsioonide kuivuses, sest tegelikult iseenesest on teil kõik olemas, kõik on hästi. Aga teil on jäänud nagu sellest kõigest vajaka, puudu. Et kuidagi nagu teie emotsioonid enam ei rahuldu sellega, mis on. Vaatame natukene lähemalt siis, millest siin jutt käib. Te olete lähiminevikus löönud käima mingisuguse protsessi. Mingisugused liikumised toimuvad edasi paremuse poole. Aga nad toimuvad teil aeglaselt. See võib olla tegelikult ükskõik millega seoses või kellega seoses. Siin on näha suurem rõhk läheb võib-olla siis nagu materiaalsusega seotud asjadele, materiaalsele elule. Suurem rõhk läheb võib-olla ka mõnel finantside osas ja füüsilise tervise osas. Ja asjad on teil liikuma pandud juba lähiminevikust. Tegelikult iseenesest asjad liiguvad, aga mitte piisavalt kiiresti ka. Et mingisugune selline nagu tempo on küllaltki aeglane. Ja hetkeseisuga mulle tundub, et kui te tulite siia juulikuusse või tulete, et sõltub sellest, kuidas te seda videot vaatate, et te tulete kuidagi sellise nagu mõttetu tunnetusega. Mõttetu mitte selles mõttes, et elu oleks mõttetu või miski oleks mõttetu. Mõttetu selle mõttega, et mulle tundub, et te midagi teete. Teete. Aga nagu kuidagi ei jõua kuskile, tulemust ei tule. Kaua ma vehin, kaua ma tallan seda tühja tuult, kaua ma käin ja vaatan ja otsin, kaua ma räägin, kaua ma tegutsen. No ei ole sellest seda tolku, seda tulemust, mida ma tahan.
Sihuke natukene selline nagu tuule tallamise nagu mõttetuse tunnetus on peal. Noh, näiteks oletame, et te käite nagu, saadate CV-sid laiali. Te saadate, te tegutsete, et protsess kui selline juba käib lähiminevikust ja iseenesest ta liigub positiivsuse poole. Saadate, aga nagu midagi sellist ei tule. Kas ei meeldi mulle see töökoht või ei sobi mina või kuidagi selline nagu tulemusetus on. Ja see tekitab teis sellise mõttetuse tunnetuse. See on nagu tühja tuule käes vehkimine. Mul on teile hea meel tõdeda, hea meel öelda, et see kaob. Teil võib olla ka peas mingisugune selline, küllaltki selline mõtete virvarr. Ka see võib olla. Aga väga palju on siin üldse tühju tegevusi, tühju vestlusi, tühju kontakte ja kõike sellist, mis on teile ilmselt kas juunis olnud, juuni lõpus olnud või siis tuleb nüüd natukene ka juulisse kaasa. Et seda siin on olnud. Aga iseenesest asjad nagu liiguvad, aga vot ei ole seda, mida ma tahaks. Et ma ei ole saanud seda, mida ma tahaks. Et midagi sellist. Kui kellegil seda midagi sellist ei ole olnud, siis on lihtsalt väga palju nagu mingisugust mõttetust, mingisugust tühjust, asjatust. Et seda on, et võib olla ka mõnel siin mingisuguse konkurentsiga tegu. Aga räägin teile sellest, mis on teie jaoks nüüd positiivne energia ja vaatame, kas te sellest mõttetusest, tühjusest ja sellest ka lahti saate. Positiivne energia räägib teile seda ja siin on nüüd jutt tõesti, igal ühel teist on praegu tekib oma arusaam, aga siin on absoluutselt kõikide sfääride kohta. Igas võtmes tuleb see jutt praegu teile. Midagi on teie elus, mis oli teie jaoks kunagi väärtuslik. Kas see oli mingisugune tegevus teil? Kas see oli mingi hobi? Kas see oli mingi asi? Kas see oli keegi inimene? Kas see oli töö, ükskõik mis, absoluutselt ükskõik mis, igas võtmes. Te igaüks praegu saate aru, millest jutt käib. Aga enam ei ole sellel teie jaoks väärtust. See ei paku teile enam rõõmu. Ja nüüd juulikuu on see, kui toimub lahkumine sellest, mis ei too enam teile rahuldust. Sest siin on näha emotsionaalset pettumust ja äraminekut. See ei ole tegelikult isegi asjaolude sunnil. See on lihtsalt sellest, et teie tunded on kokku kuivanud. Lihtsalt teie emotsioonid on kokku kuivanud. Ja seda rääkis ka siin see põhjakaart, et kuna neid emotsioonid tegelikult iseenesest on kõik korras, nagu ma ütlesin. Aga te näetegi kõigel sellel nagu sellist varju külge. Te ei suuda enam elurõõmu tunda. Sest see, mis teie emotsioonidest on kadunud, see rõõm, mis teile enam nagu ei meeldi, mida te enam võib-olla ei taha, millest teile on vähe. Te nagu näetegi elul ainult seda külge. Teile ei meeldi teie töö. Te näetegi kogu aeg ainult seda külge, et teile teie töö ei meeldi, aga kui te lähete laupäeval, pühapäeval randa, te ei saa isegi seal oma ranna mõnusid nautida, sest te mõtlete sellele, et teie töö ei meeldi teile. Ja see käib kõige kohta, absoluutselt kõige kohta. See võib olla ka lihtne vestlus kellegiga. Et nagu oli ennem meeldiv kellegiga suhelda, aga enam nagu ei lähe nagu. Et põhirõhk on siin sõnal või väljendil jääb väheks. Jääb väheks. Teil on nagu selline sügav mõte ehk sügav püüdlus sisemiseks kasvuks. See on see, kui te mõistate, et see miski, mis see on,
ei paku teile enam emotsionaalset rahulolu. See minevikus, mis oli, ei too enam emotsionaalset rahulolu. Ja teil on sõna otseses mõttes vajadus jätta midagi selja taha ja otsida midagi uut, minna edasi. Siin on inimene jätab maha mingisuguse olukorra, mingisuguse sündmuse, töö, suhte, hobi, vestluse, ükskõik mille, inimene jätab maha. Sest siin on nagu näha sellist tunnete kuivust. See on rahulolematus, see on sõna otseses mõttes rahulolematust. See on vajadus liikuda edasi ja otsida seda, mis teil puudu on, ehk siis rahulolu. Seda, mis puudu just nimelt sellest rahulolust. Ja seda kõike teha juulikuus on teil väga hea. See läheb teil väga hästi, energiat toetavad teid selles suunas. Ühesõnaga loobumine sellest, mis ei too enam rõõmu ja te lähete nagu uute väärtuste otsingutele. Põhimõtteliselt iseenesest, kui nüüd vaadata seda positiivset energiat siin, siis tegelikult need on teie emotsioonide karikad. Ja kõik need karikad on tegelikult kõik täis. Aga veekogu kuivab, vesi ongi meie emotsioonid, vesi ongi meie tunded ja see, mis teile meeldis, see kuivab. Tulevad välja kivid, aga kivid ei ole emotsioonid. Kivis süda, seal ei ole emotsioone, seal ei ole tundeid. Te ei taha seda enam. Teil on kas kõrini sellest või teil on vähe sellest. Te tahate edasi liikuda. Ja lähete otsima seda, mis teid nagu sügavalt nagu emotsionaalselt rahuldama hakkaks. Sest teil on selline nagu, teil on muutuste soov vaimse kasvu nimel. Et siin ei ole nagu füüsilised raskused, siin on vaimne kõik. Ja miks teid sinna lükkab, on ka väga hea näide siin sellest, et teid kisub uue poole. Teil on mingisugused uued ideed, või uuendused või midagi, kus juures see ei pea olema täielik. Näiteks ütleme, kui teil on siin tegu tööga. Et see ei pea tähendama seda, et kogu teie töö, kogu teie professionaalsus on selle all. Ei, võib-olla üks osa sellest. Üks osa. Et mingisugust osa oma tööst te enam ei taha või teile ei meeldi. Sest teil on uued tuuled. Mingid uued tuuled puhuvad teil väga tugevalt. Ja tulevad teie ellu korrektuurid, seda on siin kohe näha, korrektiivid tulevad. Ja uus koputab teile, väga tugevalt koputab teile uus. Väga tugevalt koputab teile uus. Keerake julgelt selg, minge julgelt edasi, minge julgelt ära ja otsige seda, mis teile rõõmu toob. See õnnestub teil juulikuus väga hästi. Mis on teile nagu negatiivne energia? Negatiivne energia on see, et kõige selle protsessi juures, kui te ütlete, et ma enam ei taha nii, mul on sellest kõrini, see ei rahulda mind enam, ma tahan rohkemat, ma tahan teistmoodi, siis takistuseks võib siin olla see, et teised inimesed, kaardid ütlevad väga ühemõtteliselt, ärge kuulake teisi inimesi. Teised inimesed on need, kes hakkavad teid võib-olla ära rääkima. Kuidas sulle küll üldse see ei meeldi, et kuidas sa tahad ära minna, kuidas nii ja kuidas naa. Meil on ju tegelikult kõik hästi, meil on kõik korras. Vot ei tohiks neid kuulata.
siin energiad ütlevad niimoodi. Teil ei ole hea, neil on hea, nendel inimestel on teiega hea. Nendele inimestele meeldib teiega olla. Aga teie enam ei taha. Teil on sellest kõigest nagu tüdimus. Ja inimesed hakkavad teid ära rääkima. Inimesed üritavad teile selgeks teha, et kuhu sa lähed. Siin on ju niivõrd hea, sa tuled varsti tagasi, ära üldse üritagi. Absoluutselt mitte, et kindlasti inimesi ei tohiks kuulata. Et teistele inimestele üldse nagu palju rääkida ei ole ka hea. Inimressurss on teid takistav tegur praegusel hetkel, juulikuus. Loeb see, mida tahate teie, aga mitte see, mida reaalselt, faktiliselt tegelikult tahavad nemad. Nemad ei taha, et te ära läheksite kas nende juurest või sellest protsessist või ükskõik kust. Et vähem nagu üldse kuulata teisi inimesi ja vähem ise ka rääkida teistele oma plaanidest, oma asjadest. Et ärge tuulutage seda kõike laiali, mis teil plaanides, mõtetes on. See võib kuidagi väga laiali tuulduda, kui te kellegile räägite. Ja need rahulolematused, need mittemeeldimised, need uued algused, mis teil tulekul on, neid hoidke rohkem endale. Neid hoidke rohkem endale. Siin on väga palju võib-olla näha ka seda, et kuskil hakkavad levima mingisugused, kui on kuskil mingisugused, üldse kui teil on kuskil mingisugused selja taga rääkimised, klatsijutud ja nii edasi, siis siin on ka selja pööramine väga hea. Olge oma ette, ajage oma asju, kui tahate, aga mina lähen ära sellest. Mina ei osale sellest. See oli üks nüanss ainult. Aga üldiselt on ikkagi niimoodi, et mitte väga palju rääkida ja kindlasti mitte kuulda ja mitte kuulata, mida teised räägivad. Et teil on uued ideed, teil on mingisugune teave, informatsioon, uudis ja nii edasi. Hoidke see endale, ärge rääkige seda nii väga laiali ja teine asi on see, et teised ei ole sellega nii nõus. Siin lendab nagu mingi teie teema lendab laiali nagu kulutulena. Osad inimesed lasevad siin mingisugused jutud laiali. Et on siin näha seda. Aga ärarääkimist on kindlasti. Siin tuleb see, et sa teed vea ja kõik, aga see teate, kus see tuleb või? Kui teil on selliseid inimesi, ärge kuulake neid sellepärast, et siin on tegelikult nende endi hirm. Nad ise ei julge seda sammu ette võtta. Kuid nemad oleks teie asemel selles loos sees, siis nemad kardaksid. Näiteks kui te lähete ära uude osakonda, uude filiaali, uude töökohta, ükskõik kuhu, teisele maale, teise linna, ükskõik kuhu, siis kui nemad oleks selles situatsioonis, siis nemad kardaksid. Ärge kuulake neid. Et siin ei ole nagu mitte midagi sellist, mis teile nagu õige oleks. Teie peaksite käituma oma emotsioonide järgi. Ja mida need inimesed üldse näevad? Tegelikult nad näevad, et te olete meeletult tugev. Vot siin ongi see, nemad on nõrgad. Nendele meeldib teie seltskond, nendele meeldib teiega koos. Aga nemad on nõrgemad, aga teie olete tugev. Üleüldse, kui teil on küsimus, kuidas juulikuus inimesed teid näevad? Hästi tugev. Et siin ma ütleks kohe kõigile niimoodi, et kes tahab kuskile kandideerida või kellel on just väga oluline see seisund, see olukord, kellegi nagu, et mida teist arvatakse või kuidas teid nähakse. Vahest on see meile väga oluline, kui me lähme näiteks kuskile vestlusele,
tahame midagi saavutada, siis meil on väga oluline teada, mida meist arvatakse, me ei lähe sinna käega lööma. Mul ükskõik, mis sa must arvad on ju, aga ma tahan seda tööd ikkagi. Ei, me lähme ju selle mõttega, et ma tahan, et mind nähakse nagu tugevalt ja hästi ja et minu kandidatuur on hea. Vot siis juulikuus te sellised oletegi. Väga julgelt minge, esitlege ennast, kandideerige, olge, näidake. Teid nähakse niivõrd tugevana, et ma võin julgelt öelda praegu, et siin on võidud. Te võidate igasugused kandidatuurid. Absoluutselt. Sest see inimene või kuidas inimesed üldse teid näevad, nad näevad teid väga nagu struktureeritult. Et teil on praegu tegelikult iseenesel on selline kaootilisus ja selline kaos ja selline, kaootilisust on siin palju, aga see on nüüd, see kaob ära teil. Teil tekib struktuur väga tugevalt. Struktuur, teid nähakse inimesena, kes on võimukas. Teid nähakse inimesena, kellel on kord ja inimene, kes vastutab korra eest, loob korda ja vastutab korda, ehk siis struktureeritud inimesena. Ja üldse vastutustundlikuna, vastutustunnetus on olemas. Et selline nagu juhina nähakse teid. Inimene, kes on nagu süstematiseeritud, oskab korraldada, oskab kaitsta ennast. Struktureeritud selline. Et selline inimene, kes on esimene, inimene, kes läheb edasi, inimene, kes tegutseb, aga mitte lihtsalt ei oota. Ja inimene, kes ei vaata teisi, vaid väljendab iseennast. Vot niimoodi nähakse teid ja see on väga-väga tugev positsioon teil juulikuus. Nii et kui te tunnete, et teil on kuskil selliseid omadusi vaja, siis tegutsege juulikuus. See on väga tugev pilt teist enesest teiste inimeste jaoks ja vahest on see meile ääretult oluline. Teil enesel on selline tunnetus, kui te siia tulite täna, et kõik on nagu kaootiline, kõik on kaoses, kõik on tulemusetu, kõik on nagu mõttetu virvarr, ei saa nagu seda, mida ma tahan ja nii edasi. See absoluutselt kaob. Teie mõtetes, teie peas juulikuus on totaalne selgus, struktuur, kord, arusaamine, mida te tahate, kuidas te tahate, kas tahate ja nii edasi. Väga sellised tugevad, ratsionaalsed, targad, külmad, läbimõeldud mõtted, absoluutne arusaamine, kuidas edasi, mismoodi edasi ja nii edasi. Erinevalt juunist. Siin on absoluutne mõistmine, absoluutne arusaam. Kõike seda teid, mulle tundub, et kõike seda äraminekut ja kõike seda mittemeeldimist ja emotsionaalset küllastumist ja kõike seda lükkab tagant see, et teil on uued tuuled. Teil on väga uued tuuled. Ja teil läheb kuu keskel väga aktiivselt mingiteks tegevusteks. Teie aktiivsused ei meeldi inimestele. Siin ei ole midagi öelda. Kusjuures inimesed ka justkui jagunevad kaheks teie elus. Ühed on need, kes teid nagu tagasi tõmbavad ja ära mine, ära tee, ära osale ja nii edasi. Ja need, kes kardavad ise. Vot on sellised inimesed, see on mõttetu, mis sa teed ja nii edasi, aga on inimesed, kes siis näevad teid nagu struktureeritult ja niimoodi. Et tegelikult nad näevadki teid nii tugevana ja siis nad ise on nagu sellised nõrgad. Et mingisugune
ärge kartke üldse midagi uut, järgnege millelegi uuele ja olge millekski uueks valmis, kui midagi uut tuleb teie ellu. Ärge laske mitte mingil juhul teiste inimeste arvamustel, juttudel seda mõjutada. Teised inimesed ei toeta teid ja seda ei olegi teile vaja. Uus töö, nemad hakkavad oma arvamust avaldama. Mitte mingil juhul ei tasuks neid kuulata. Et see teie nagu äraminek ja minek täiesti nagu uude, sest teil on mingisugused uued ideed ja kõik. Ja kaardid räägivad väga julgelt ka seda, et isegi kui te olete nagu te veel täpselt aru ei saa, kuhu te seal uues lähete. Teil puudub nagu konkreetne arusaam. Võib-olla teil on mingisugust informatsiooni veel puudu, teavet veel puudu. Siin te hangite ja hankida on väga hea informatsiooni ja teavet, aga kui teil on ka puudu, et lähete natukene nagu teadmatusse oma uute algustega, siis kaardid toetavad seda, et siin ei ole midagi sellist negatiivset. Ja väga nagu tugevalt on aru saada siin seda, et need sündmused, mis te ikkagi nagu lähiminevikus juba käima panite, et siin läheb nüüd aktiivseks liikumiseks, et see mingisugune virvarr, see kaob. Siin läheb aktiivsuseks. Aga nagu ma ütlesin, teistele see ei meeldi ja teise ärge kuulake selles osas. Et jah, teile meeldib, teie sõbrale meeldib, aga võib-olla kolmandale osapoolele, näiteks teie tööandjale ei meeldi. Teile meeldib, teie abikaasale meeldib, võib-olla teie lapsele ei meeldi või naabrile ei meeldi. Et siin on mingi selline nagu kõik ei ole ühel meelel, ütleme niimoodi, situatsioon tekib. Ja aktiivseks tegevuseks läheb ja aktiivsused kestavad teil juulist edasi. See tähendab seda, et see uus algus, uus aktiivsus, mis teil või see aktiivsus, mis teil hakkab või käib, see ei lõppe veel juuliga ära. Te ei saa seda finaali veel kätte. Ta läheb veel edasi teil augustisse ka. Et seda on siin nagu tunnetada. Ärge tundke, et te tallate tühje tuult. See on teie tunnetus. Reaalselt see ei ole nii. Reaalselt on kõik nagu, teil on juba võidumeelsus, nagu teil on võit juba ette näha tegelikult. Aga see tunnetus hetkel võib olla selline. Kui me räägime siin veel sellest mittemeeldimisest, emotsionaalsest mittemeeldimisest, see võib, ärge võtke seda kõik globaalselt. Töökoht, elukoht, riik ja nii edasi ja nii edasi. Te võite võtta ka väga nagu selliselt väikese mastaabiga, et mulle ei meeldi mu garderoobis enam midagi, et ma 5 aastat käisin selle kleidiga, ta oli nii lemmikleit või need shortsid, püksid meestel või nii lemmik oli, et ma 5 aastat käisin või rohkemgi, aga näed, enam ei meeldi. Et seda tunnetust lubada endale on ääretult positiivne. Ja mul on nii hea meel tõdeda, et teie peas on täielik kord. Igasugune kaootilisus kaob, igasugune laialivalguvus kaob, igasugune selline arusaamatus kaob. Kõik on paigas, kõik on selge, kõik on arusaadav. Ja kusjuures kõik on mõistetud. Et see on hea tunnetus, kui inimene jõuab oma arusaamistega tippu, mäele. Et see, kui me kogu aeg nagu ronime ja ei saa aru, see on nagu selline, jah, nagu natukene kehvem tunnetus, aga kui me oleme juba seal mäe tipus ja vot siin ma tahtsin olla, siin ma olen ja miks ma siia tulin ja nii edasi, et selline tugev arusaamine, see on väga hea. Aktiivsuse kohta ma teile rääkisin, seda ma rääkisin teile ka, et tuletan veel kord meelde, et ükskõik, kus teil on vaja teada, kuidas teisse suhtutakse, kuidas teid vaadatakse, siis kasutage seda ära, teid nähakse meeletult tugevana.
mitte keegi teine inimene ei julge ette võtta selliseid samme, selliseid tegusid, nagu teie juulikuus julgete. Mitte keegi. Teil on unistused ja te liigutegi oma unistuste poole. Siin on väga palju näha emotsionaalsust, mittemeeldimist ja unistusi. Teil on unistusi. Te liigute nende poole. Kaardid ütlevadki, unistage, liikuge edasi. Ja te saavutate oma unistuse. Teil on ülevalt poolt antud see, et teie unistus täitub. Te olete ilmselt midagi juba pikka aega tahtnud. Aga see, mida teised inimesed teiega räägivad, teile seletavad, teile paluvad, teid ära räägivad, teid keelitavad, teid püüavad ümber veenda, siis see on nende illusioon. Seda ei ole vaja. Jumala eest teisi inimesi mitte kuulata, ainult teie. Sest vaadake, positiivsel positsioonil olete te igatepidi üksinda. Aga negatiivsel positsioonil on teie ja teised. See võib olla teie ja 2 inimest, see võib olla teie ja 3 inimest ja see võib olla teie ja palju inimesi. Aga valdavalt on siin mingi selline situatsioon. Näiteks kas või võtame niimoodi, et teie ja üks kolleeg, kes on teie üle väga uhke ja näeb teist sellist võidumeelsust, siis teine kolleeg, ta näeb ka teid tugevana, aga ta hakkab teile nagu vastu rääkima, ära veenma ja nii edasi, et siin on selline nagu huvide kokkupõrge, aga see on, ma ütlesin, inimese hirmudest. Ma näen teil uut töökohta, ma näen teil uut algust. Kes otsib tööd või kes liigubki juba uue töö poole, siis ma näen seda, et juuli lõpuga te liigute kuskile uue töö juurde. Et siin ma tuletan veel kord meelde, kandidatuur on teil väga tugev. Väga tugev. Kes üldse toimuvad mingisugused uued materiaalsed algused teil kuu lõpus. Kuu lõpus või suunaga siis augusti poole. Valdavalt räägib see kaart mul alati uuest töökohast, aga siin võib olla ka mingisugused, kõik ju ei vaheta töökohti meil, eks ole. Et teid on palju ja kõik kalad ei hakka nüüd vahetama töökohti, ei. Siin võib olla ka uued huvid, lihtsalt uued huvid, sest te pöörate vanale selja, see, mille osas teil on süda kivistunud ja teile tekivad uued huvid. Väga sellised perspektiivikad huvid, ma ütleksin. Siin võivad olla üldse mingisugused uued materiaalsed algused, uued algused seoses, kellel on tervisega seoses, näiteks uued ravid ja nii edasi. Mingisugused füüsilise kehaga seoses, mingisugused uued algused, uued materiaalsed algused, uued ostud. Näiteks kui jätategi oma selle suve garderoobi, siis siin on teil juba uued asjad kohe kuu lõpuks või kuu lõpu poole juba olemas. Et hästi nagu tugev äraminek sellest, mis ei meeldi minekuude, väga tugevalt väljendub siin ja läheb teil hästi. Mingisugune soovunistus teil täitub, millest te mõtlete juba pikka aega. Aga vehkisite nagu hullukene ja tulemust ei tundnud. Nüüd tuleb. Juulikuu on tugev kuu teil selles suhtes. Et ma soovin teile kõigile ilusaid algusi juulis. Võtke need vastu. Nad on teile ja nad lähevad hästi. Ja nad lähevad teil hästi. No võt, võtsin teile veel 3 lisakaarti ka juurde ja jällegi paš, siin võib väga tugevalt öelda, et siin on uus algus. Teate, see on uus algus, see on see, mis idee teil on selline nagu idee võrse, kui selline on juba peas olemas.
Siin on see ka, et see teile, kõige tähtsam on see, et see teile emotsionaalselt meeldib. Sest te lähete ära sellest, mis ei meeldi, see teile meeldib. See sütitab teid, see käivitab teid ja sellest tuleb materiaalne algus. Sellest saate, kas te saate mingisuguse ostumateriaalse asja või te lööte käima mingisuguse uue sissetuleku allika, uue töökoha, ükskõik mis, mingi uus perspektiivikas materiaalne algus. Ja järjekordselt ma võiks öelda niimoodi, et siin toimub see emotsioonide skaala saab olema algusest lõpuni, tähendab väga positiivne, sellest negatiivsest äraminek. Ja siin ma võiks veel öelda ka seda, et samamoodi on ka siin. Idee, mille te suudate lõpuni viia, selle algatuse, selle alguse, mis on praegu nagu poisike, suudate lõpuni viia terve oma täis arusaamisega juulis. Ja teie emotsioonid ka elavad väga positiivselt sellele kaasa. Ja järjekordselt tõmbasin ka välja sellise kaardi, mis kinnitab seda, et kui ma rääkisin teile teie isiksusest teiste silmis, siis te olete täht, te olete staar. Te olete täht, te olete staar, te olete niivõrd nähtav, et väga tugev kuu. Ja seda just tänu teie isiksusele, kuigi te ise ei pruugi seda kohe tunnetada. Ilus kuu, hea kuu ja uuendusi täis, kõike seda on. Liikumine, minimaalselt liikumine sinnapoole. Ma soovin teile ilusat juulikuud ja kuni järgmise korrani.